ja hoonete mõõdistamine toimubki täna siis peamiselt läbi 3D skaneerimise, ehk sellel on kaks põhimõttelist eesmärki. Esiteks kätte saada kõik vajalikud ruumimõõdud, me ei räägi ainult siis hoone pikkusest ja laiusest, või me räägime ka ikkagi ka kõrgustest, me räägime katusharja kõrgusest, me räägime vahelägede kõrgusest, kui sul on hoones võib-olla mingid astmed näiteks, siis väga raske on neid lindiga mõõdistada ja nii edasi. Ja teiseks salvestada siis samaaegselt kogu see hoone hetkeline seisukord ehk mis seal täpselt tehtud on ja mille baasil on mulle hea rääkida, mis sul on plaanis seal veel tulevikus edasi teha. Ja esmaseks tulemiks pärast siis skaneerimist on hoone 3D mudel ehk tegemist on siis digitaliseeritud koopiaga. Seda on võimalik siis kuvada ekraanil täismõõtmetes, see ei vaja eraldi programmi ehk teil ei ole vaja eraldi käedprogrammi selle jaoks, see avaneb igas brauseris ehk sul on võimalik seda saata edasi. Ja siin on sees võimalik ringi käia, siin on olemas sees kõik korrused ehk kui siis hoonet mõõdistatakse, siis käiakse läbi kõik korrused ehk alustatakse pihta keldrist, peamised korrused ja jõutakse siia katuse alla ehk sisuliselt veetakse läbi hoone käik ja ümberhoone käigud ja samal ajal toimub siis laserskaneerimine, et siis kätte saada terviklik hoone mudel. Ja see võimaldab siis inspekteerida seda hoonet juba lähemalt, sa saad siin virtuaaltuuris vabalt ringi käia ja siit sa saavad kõik kätte siis visuaalse seisukorra sellest hoonest. Nüüd see visuaalne mudel on vajalik selle jaoks, et säästa oluliselt aega ehk tüüpiline on see, et kui sa võtad arhitektiga ühendust, ütled, et kuule, tule mulle külla, anna mulle mingid ideid ja nii edasi, mis ma siin tegema peaksin, siis üldiselt arhitekt ei tule kohale. Eriti kui tegemist on hoonetega võib-olla saarte peal või siis kaugematel maakohtades ja seda 3D mudelit on võimalik jagada siis lingina ja see säästab oluliselt kahte asja. Esiteks aega ehk inimesed, kõik need osapooled, võib-olla arhitekt, sisearhitekt, projekteerija, võib-olla sa tahad ehitajatele seda objekti näidata, peavad vähem objektile tulema, sest on võimalik ekraani pealt kätte saada kogu informatsioone. Ja teiseks see vähendab oluliselt sinu seletustööd, sellepärast et siia on salvestatud kogu hoone hetkeline seisukord, mis siin on täpselt tehtud. Ja selle 3D skaneerimise tulemuseks on siis 3D punktipõlvefailid. Siit on siis võimalik hakata edasi tegema juba hoone jooniseid, vaateid, lõikeid ja võimalik on üles ehitada kui hoone 3D mudel, kuidas kellele seda vaja on. Ja siin on lihtsalt üks näide, siin on siis 3D punktipõlve fail, tegemist ei ole droonifotoga, ehk siin on ruutmeetri peale üle 8000 punkti ja need on täpselt seda värvi, nagu seal hoones need on, ehk sul on hea visuaalne ülevaade juba ka projekteerijal ja siit on tehtud siis lõige sellesse punktipilve ja ArchiCADis on siis hakatud siin joonestama. Ja kuidas me saame sind siis aidata? Esiteks, kui sul võib-olla hoone ei ole registris täna, hoone on seadustamata, puuduvad igasugused alusplaanid, paberplaanid ja nii edasi. Võib-olla hooneplaanid erinevad ka tegelikkusest, ehk vahepeal on ka midagi ehitatud veel. Võib-olla on sul vaja täpsemaid mõõtmeid, see ei ole kindel, kas võib-olla need ruumid on täpselt nii suured, nagu plaanide peal sulle näidatakse seda. Võib-olla soovid sa hoonet ümber projekteerida, siis tegelikult on sul vaja hoonest digitaalseid alusplaane. Ja me saame sind aidata sellega, et me saame kohale tulla, hoone ära mõõdistada, kokku panna sulle plaanid, aidata kokku panna sul mõõdistusprojekti ja aitame ka täislahendusena edasi minna ja hoone ära registreerida ehitusregistris, saada kasutusloa või siis, kui sul on plaan renoveerima hakata, siis valmis teha kõik projektid ja taotleda sulle ka ehitusloa.